Tere! Alates tänasest teen ma teistsuguse kaardi lugemise 4 valikuga. Ma esitan fookuse, küsimuse. Ma annan sulle 1, 2, 3, 4 valiku märksõnaga. Ja kui sa oled mingi valiku teinud ja mingi märksõna sind kõnetab, siis telli minult emaili teel selle lugemise pealkirjaga ja number 1, 2, 3, 4. See extended ehk laiendatud vastus sellele märksõnale, mis siit välja tuleb. Ehk siis see on mõeldud valitud seltskonnale, põhjalikum, niisugune analüüs või tagasiside või peegeldus. Tasuta osa on justkui nagu see 4 märksõna ja kui sa sealt tunned oma märksõna ära ja tahad edasi vaadata põhjalikumalt, siis mis sealt veel avaneb sinu jaoks, siis on võimalik sul see tellida ja see tellimine lisainformatsioon või lisakanaldus on siis tasuline, aga see on tasuline annetuspõhiselt. Kuidas sina ise tunned, saad selle nagu ise niisuguse tasakaalu panuse lisada. Aga telli seda siis, kui sa tõesti tunned mingit tõsist huvi mingi antud teemas. Ja täna vaatamegi siis armastuse ja täpsemalt, mis on sinu lähituleviku armastuse küsimused, et sinu lähituleviku armastuse teemad. Sinu lähituleviku armastuse teemad. Number 1, 2, 3. Võtan ühe märksõna. Beginnings. Algused. Sul on tõesti midagi uut algamas. Ja kuna ma fokusseerisin selle küsimuse just armastuse vallas, siis siin näitab, et on. Siin on ka mingi kiri. Uued algused on sul armastuse vallas, kui sa tahad lähemalt teada selle kohta, siis telli see number 1 lisalugemine endale. Annetuspõhiselt. Number 2, speed. Kiirus. Midagi hakkab kiiresti juhtuma. Kui sa tahad teada number 2, mis lähemalt hakkab kiiresti armastusvallas juhtuma, telli endale lisalugemine. Sinu märksõna on kiirus. Kiired protsessid võib-olla ja nii. Number 3. Spirituaalne teejuht või juhatus. Kui sind huvitab täpsemalt, siis telli endale lisa just selle märksõna baasil. Number 4, muutused. Transformatsioon. Kuna oli küsimus armastuse vallas, siis seda see on. Aga et lähemalt vaadata ja leida tasakaalu sellel teekonnal ja elu kinnitusi sellel teekonnal ja avastamisi, siis telli lisalugemine. Anna sellest mulle teada minu emailile. Ma lisan kõik kontaktid siia alla ja seekord teen ma oma lugemisi valikutega, mis on nagu valikvastustega sellisel moel.
miks ma seda teen, on see, et need see sisu või see kvaliteet, elutarkus, elu eneseareng jõuaks just nendeni, kes seda tõeliselt vajavad või soovivad või väärtustavad. Et sellega sa annad nagu kinnituse, et sul on tõesti soov luua muutust, positiivset muutust iseendas ja oma elus. Ja see on selline väärtus, minu panus on justkui nagu väärtus, et seda aidata sellele kaasa nii, et see jääb kogu eluks sulle nii. Ja see on hea seda hoida, seda ringi väiksemana või sellisena, kus tõesti osatakse seda infot väärtustada ja edasi kanda ja panna elama armastusega. Ja sellepärast ma teen sellist, küll siit saavad kõik mingi vihje, aga kui sa tahad põhjalikumalt teada ja süvitsi enesearengu teekonnal ja lähisuhte arengu teekonnal käia, siis tule küsi lisa. Ja siin ei olegi kindlat summat. Sa saad vastavalt oma sisetundele tasakaalupanust saata peale oma vastuse vaatamist. Kuidas sa ise tunned? Aga kui sa tahad üldse mingi teemaga tulla, see märksõna võib-olla äratas sul mingi sügavama teema, armastuse vallas, lähisuhte vallas, armastuse vallas kas endaga või lähisuhte armastuse teemad. Sa saad ka eraldi tellida kaardilugemise, põhjaliku kaardilugemise. Et aga see, mis nagu põhjalikuma siis, eks ju, poole tunnis, aga see, mis siit areneb edasi, on umbes 10-20 minutit vastus, umbes 10-15 minutit maksimum, aga sealt sa saad väga palju teada. Ma jätan need märksõnad alles ja saadan sulle teatud sellise nagu lingi, kus on siis piiratud grupile vastused vastavalt sinu numbrile, mis sa valisid. Et siis sa saad lähemalt vaadata. Et see on ka natukene põnev selline, et sa annad nagu teatud mõttes jah-sõna sellele mingile suunale, mingi enesearengu etapile. Sa annad mingi kinnituse sellele. Sa oled uudishimulik. Sa oled avatud, teadmaks, õppimaks. See omaette juba see loob mingi suuna või loob mingi valiku. Korrastab nii-öelda, et ei saagi kõiki lugeda. Ma pean mingi valiku tegema. Ja eks kõik need valikud suunduvad või taanduvad niikuinii sinu kui terviku juurde. See on see enesearengu võti siin veevala ajastul ka, et ja hoia ennast sel hektilisel ajal, ja keskendu sellele, mis sulle meeldib ja kes sulle meeldib ja kuidas sulle meeldib. Et see on nii värskendav keset seda meediakära ja muid teemasid, et loo justkui oma ruum, oma ring ja su elukvaliteet või eluviisi kvaliteet nii-öelda koondub või korrastub sellele vastavalt. Ja ma tahakski öelda, et on ääretult tähtis, et sa võtad endale aega, eraldad ennast muust virvarrist. Vahel on väga värskendav olla niisugune vaatleja ka.
ja märgata seda, mis toimub. Väga paljud, kes lähevad välisega kaasa, ma ei tea, kas neil on omad nõuandjad või noh, kui ma varaselt olen vaadanud, nad on väga väärikad inimesed, aga käituvad päris moraalitult hetkel. Ja see on kurb. See on kurb. See ongi see, kui sa ei käi enesearengu teekonda. Kui sa valid hirmu, mitte tõelise armastuse, kui sa valid puuduse, mitte külluse. Kui sa valid kuulata teiste nõu rohkem kui iseenda sisetunnet. See kõik on selline, mis arvatavasti seda tekitab. Nii et ole lahke, vali oma number ja kui sul on tõsisem huvi armastuse teema vallas, just seda enam, kui ma ütlen, et ma pigem ütleks, see lugemine on vallalistele. Sest siin on uued algused, muutused, see ei ole kiiru, spirituaalne teejuht, eks ju. Ja kui ma neid kaarte vaatan, mul hakkavad juba kanaldusena tulema need sõnumid, mis sealt veel tahavad edasi tulla. Nii et pigem kui sa oled vallaline, vali endale üks valik. Märksõna, mis siin oli, kas märksõna baasil valid või numbri baasil, tunneta ära ja telli mult see, ja nagu ma ütlesin, see ei ole konkreetne summa, see on sinu enda südametunnistuse baasil, kuidas sina tunned, kuidas sinul on võimalik annetuspõhine, tasakaalupõhine selline panus sellele, et tasuta on need märksõnad ja edasi väärtuslik info, salajane info tuleb juba siis, kui sa täpsemalt küsid. Küsi ja sulle antakse. Kohtumiseni!